laskmata karu laska ei saa ära. Selles suhtes on õigus, kui on võimalik raha taotleda, siis tuleks seda teha. Võimalik niimoodi, et meid maa pealt maa ära kindel, et neid aga. Mis ei ole, see on tervise. Oleks teisi tulnud siia valla ehitajatsa siis. Nagu niimoodi, et me räägime mingisugusest ligi nullenergia hoonest. Meil on ilusti praegu õues -4, vahepeal oli ka -6, et kui nüüd võtame termodrooni ja laseme selle ümber Lihula uue koolihoone sõita ja siis toome selle drooni siia, laseme siin ümber sõita ja siis räägime sellest ligi nullenergia hoonest edasi. Et kõigepealt vaatame, mis meil siis nagu on, et mis meil siis on nagu kulukas, mis meil ei ole kulukas. Sest et vahepealsed aastad on olnud suhteliselt soojad, neid E ja B ja igasuguseid tähte on võimalik igale poole teha ja paberi peale teha hoone kõik siis energiamärgiga. No see on see, et Mõnda hoonet on mõtet näidata ilmselt kulukana, sellepärast on vaja lihtsalt maha saada. ma annan selle korra sinu kätte. Ma näitan seda, mis vallavanem meid saatis eile või saatis neid projektidest, mis lasteaia peale on tehtud. Aga me vaatame neid lihtsalt selleks, et käia kogu info läbi, see ei ole selleks, et kedagi ära moosida, et teeme nüüd hoopiski lasteaia. Lihtsalt me oleks kõik teaksime seda, mis info on kusagilt kokku jooksnud. Ja kuna maaslamajat ei lööda, siis selles mõttes ma ei kritiseeri üldse täna midagi enam. Et on nagu on, oli siis nii ja tulid need projektid, vaatame siis. Et siin on siis lasteaia maja projekt, mis on juba jaanuarikuus valmis tehtud. See on eelprojekti nimi on. Eelprojekt, see maksis umbes 7000 eurot. Suurusjärk. Te teate, et siin on üks klassiruum planeeritud, siia teine klassiruum, siin on see lasteaia osa ja siis nad planeerisid ka siit selle õueala ehitada kinni ja teha see kõrgemaks, et see oleks siis saal. See oleks saal ja siis siin on veel mingisugune, ma ei tea, mis ruum see on, siin on laud, 2 tooli ja mingid istmeread, et mingi saal siis. Söögisaal või? Söögisaal on ikka siin, ma näen. Aga siin paistab olevat rohkem selline nagu teatrisaal või selline konverentsisaal või koosolekusaal. Ja mida vallavanem siis räägib, on see, et seda lasteaia maja on võimalik suuremaks ehitada, et on võimalik siia parkla poole suuremaks ehitada ja siis sinna tee poole suuremaks ehitada ja ma ei tea, võib-olla kas siia rahvamaja poole suuremaks ehitada. Aga esmane info oli see, et konteineritena suureks oli. Ütleme nii, et see on praegu nagu meie teha, et kas me tahame seda projekti võtta või me ei taha. Et lihtsalt see asi... See projekt on tehtud nüüd nagu 4 klassi äramajutamiseks või? See projekt on tehtud 4 klassi äramajutamiseks. Hädapärast siis võib olema hukka. Kui see on ainult 2 klassiruumi? 2 liitklassi, jah. Et keegi paneb lapsi siia virtsu ka veel välja. Ja sellise 4 klassi peale. Kui kool peaks suuremini välja. Ja ei, sellest ei piisa kindlasti 6 klassi. Siin on õpetajate ruum, puhkeala, garderoob, puhkeala, kabinet, klass ja 1 lisaruum, siis seal kus puutöö tuba praegu. Kas see nõndatud suur saal, mis peaks olema justkui ka mingi kogukonnaruum, kas sellel on eraldi sissepääs, eraldi tualetid, kas ta on isoleeritud lasteaias, sest minu andmetel peaks olema, need ei tohi nagu olla koos niimoodi. Siin on... Aga tualetti ei tohi kasutada lapse ja võõrad. Ühesõnaga seal on näha, et seal on sissepääs eraldi ja garderoob. Ja selle asja nimi on kogukonnaruum. Siin on saali inventaar ja siin on saal. Ja sissepääs on vist kokku 3 siin, et üks on lasteaia sissepääs, mis on siin. Teine on kooli sissepääs, mis on siin. Ja 3. on raamatukogu sissepääs.
mis on siin. kus raamatukogu veel on? raamatukogu, raamatukogu. 2 rida riiulid on seal. ütleme, siin on 4 joonist, et on suhteliselt siin on raamaturiiulid ja lugemisnurk igatahes on siin. ja siin on ka raamaturiiul. ja siin on ka raamaturiiul. ehk see raamaturiiul on kuidagi siin puhkealal, raamatukogu on kuidagi puhkealal koos. Kas arsti vastu kohta on kätte? Panipaik, katlaruum, ventruum, õpetajate ruum, tuulekoda, garderoob, puhkeala, puhketasku, kabinet, tuulekoda, garderoob, rühmaruum, WC, magamistuba on siin saali kõrval. Mis on sobimatu tegelikult, et saal on magamistoa kõrvuti. see isegi ükskõik. lisaruum, abiruum. Miks ei ole? on küll, kõikvõimalikud ringid meil, eakate ringid toimuvad päeval. 60 pluss. ja siin on, tundub, et siin on ka mingi teine versioon sellest tehtud, et no ikka tehakse mitu versiooni, hea küll, olen nõus, et siin on üks teine versioon, kus või on see ikkagi enam-vähem sama? see on enam-vähem sama, see vist on mingi... see on enam-vähem sama, hea küll. Siis on meil siin veel asendiplaan, seletuskiri, katuseplaan ja vaated. Nii, vaated. Mis me siis näeme? Me näeme, et see saali osa on ehitatud suureks hooviala arvelt. Siit on maja eest näha. Kogukonnaruum, kooli uks ja teisel pool siis lasteaia uks. Siin on ka mõned visuaalid. Seda ühte pilti siis Ingvar Saare ja kui te käisite tutvustamas seda arengukava, siis oli see ekraani peal. Nii et siis see on siis pargi lavapoolne külg, eks ole. See on ikka siit Pargi tänava poolt vaadatuna. Ja rohkem siin visuaale. Üks visuaal veel, see on nüüd hoovi poolt, lasteaia poolt, siis suureks ehitatud saal. Nüüd see, kui palju see maksma võib minna, vist ei olnud jutuks, aga äkki... ruutmeetri järgi saab ka. Saab hinnangu teha, tegelikult see ei vasta tõele, teine asi põhimaja oli maha. See ei kata mitte midagi aga tegelikult ei tea, seda hinda ei tea. Seal on arvestatud sükast nipet-näpet, et praegu katab see küttesüsteem ära, aga kui seal on selline suur saal juures, kas ta ka siis ära katab? See katla ma pakun seda, et siin Hendrik tutvustabki seda eelprojekti ja nagu siin ka oli küsimus, et kas seal on arstikeskus, seda ei ole tegelikult läbi niimoodi arvutatud või mõeldud, et mis seal võiks olla ja see küsimus ongi väga õige, et mis need järgnevad kulud siis on, et alati on üks on see ehitamine ja teine on siis, et mis need ülalpidamiskulud tulevad, et see, ma ei teagi, miks see projekt telliti, minu meelest see taotluse juures ei olnud vajalik ehitada, või see taotlus puudutas ju ainult seda, et midagi lammutatakse, aga see, mis asemele tuleb, et ju siis jääb natuke arusaamatuks, sest et see tegelikult on ju need, kes seal majas peaksid siis toimetama, lasteaed, perearst, raamatukogu, kes ka nendega läbi rääkides ju, et mis need vajadused on, et seda ju ei ole toimunud, et see niimoodi visuaalina ja mõttena võib peale vaadata, aga see ei ole see punkt, kus me ütleme, et siia paneme punkti, et see tuleb, et pigem mitte. Mina tahan seda lisada, et kui nüüd vaadata seda lasteaia, seda eelprojekti, et siis on, ega ju hoonel viga ei ole, aga ta on, ma arvan, sobilik sel juhul, kui siin mitte mingit taolist hoonet üldse poleks. Ja teine asi, mida tõesti võib siis märgata, on see, et ta katab napilt praeguse vajaduse, aga kui me võtame ikkagi ambitsiooni
et meil on eesmärk, et Virtsus elanikkond suureneb. Kui meil siin arendame välja mingisuguseid tööstusalasid, siis on ju loogiline, et meie eesmärk on, et rahvaarv suureneb. Samamoodi see ei lähe kokku tõesti sellega, et meil on 6 klassi, meil tekib kohe automaatselt ruumipuudus. Rääkimata siis, mis siin juba rahva seast tuli, et ei ole arstipunkti. Lisaks igasugused abiruumid ja mis mind nagu võib-olla mõtlema on see, et on küll saal, võib-olla on ka mingisugune väike kogukonnaruum, aga millest tuntakse tohutult igas rahvamajas puudu, on selline laopind või siis sellised väiksed ruumid, kus kohas oleks võimalik siis mingit huvitegevust või ringitegevust arendada, et see kõik on hetkel pildilt puudu. Kõik need käsitöötoad ja kõik sellised. Ja kui nüüd seda nüüd ehitama hakata, et siis jah, et siis selliste rahadega välja kindlasti ei tule. Et minu isiklik arvamus on see, et peaks leidma ikkagi mingi teise versiooni, mida maha lammutada. Ja teine asi on see, et võib-olla uurida ka seda, et kas vallal on ka selliseid, kas see läheks ka sinna alla, kui on mingisugused vanad kortermajad, kus on näiteks vallale kuuluvad korterid sees, mis on olnud kasutus. Kuidas? Avalik kasutus, jah. Aga igal juhul jah, et see oleks sobilik sel juhul, kui siin mitte midagi ei oleks. Palju läheb see vallamaja maha lammutamise eest saab punkte? Ei saa, see on liiga hea energiaklassiga, selle arvest. Aivar. Et ma küll mõtlesin, et ma kuulen, et ei räägi täna midagi, aga ikka tahaks öelda, et mina vaatan asja hoopis teistmoodi. Et seda projekti ma seal vaatasin, tõesti selline häda nagu mingi säästu eelarve värk. Kui tõesti see koolimaja maha lammutada, lammutamisraha, ma ei tea, palju saab, palju sellest, no sellise koolimaja ehitus võiks olla, mis ma vaatasin hindu, praegu kehtivaid ruutmeetri hindu, see võiks mingi 2-3 miljonit olla. Palju sellest saab. Siin on olemas rahvamaja osa juba osaliselt, võib-olla siit need fojeed aitavad ära kasutada isegi. Ega maja renoveerimise peal võib mõelda küll, aga see on uue ehitamisega suht hinnatase sama ja maja on ikka vana, et renoveerimine ei ole üks õige asi. Aga siin on spordisaal teises otsas olemas, saab kasutada, staadion on kõrval, aga seal ei ole nagu kooliks midagi, see on lihtsalt üks puhkekoht. Lasteaialastel on kena mõisapardis jalutada, aga see on kooliks palju parem koht sellest. Et jätaks spordisaali ja selle sepikoja alles ja teeks siia vahele uue lasteaia ja kooli. Uue maja näiteks, kui nii võtta. Ja siis peaks võib-olla lasteaiamaja ka maha lammutama, et seda toetust kätte saada. Seda ma silmas peangi. See on juba järgmine toetus. Või juba järgmine toetus, jah. See on ka variant, see on arutelu küsimus. Näed, seal käsipist. Osaline lammutamine ei oleks võimalik, et võtame maha ühe tiiva või võtame maha ühe korruse või... Vaata, nüüd ongi see... Ja, oot, ma korraks üks asi jäi veel ütlemata, sest et Anila vallas on selle lasteaia siia kolimise eelprojekt juba tehtud. Mina olen seda näinud, see peab kusagil olema, otsige see üles. Ma näitan seda kohe, see on ala. Siis on kena, et seda tuleks ka vaadata. Siin on see ruutmeetrite küsimus, nagu ma ütlesin, siis niimoodi pakuti, niimoodi oleks lasteaed, et meil on 1000 ruutu puudu. Et kui me siit 1000 ka ära lammutaks sama asja raames, eks. Siis tõesti. Siis tõesti, aga siis läheb kogu see 2,8 siia Virtsu ära, ma ütleks. Aga mis saab senikaua, kuni on kool ja lasteaed maha lammutatud? Mis ajutine lahendus on? Ühe suvega ei ehita, ma ei tea, olgu. Lastele siis saaks nagu hiljem. Aga mis see... Ja naaberorastel juurde laenata, siis võiks ju tõesti tiiva ära võtta. Nüüd siin vaadata korra see üle ja miks me peame siis... Miks võiks pool maja ära võtta? See on uue osa siis.
vana ja vanemast klasside vahel jah. tulevad siit ja sealt korjata kokku. ja siis pole mujalt vallast vaja, kui me lasteaia maha võtame ja siit pooli. jah, siia tuleb kolmekordse veel ja kolmas korras on tegelikult kasutamata ja puudu, et siis siia kolmandaga juurde. aga kui raha otsa saab? saaks kile ka kokku saada. palju see puuduolev 5 punkti on üldse? Kas seda saab ruutmeetriteks arvutada? see puuduolev 5 punkti tähendab umbes 1000 ruutmeetrit lammutust. Ja kuna see koolimaja, mida pakuti, oli 1600 ruutmeetrit, ehk siis noh, me peaksime siit siis ikkagi 1000 ära lammutama. Ehk ikkagi ma kardan, et see 1000 ongi kogu see vahepealne, enam-vähem see vahepealne osa. ja siis lammutamise käigus selgub uus, et tegelikult maja konstruktsioon ei kannata ja tõmmatakse kogu maja maha. Sorry. ma mõtlesin ka, et seda peavad ehitusspetsialistid vaatama, kas see üldse on võimalik. ma näitan teile korra seda lammutusprojekti ka. ühesõnaga see lammutusprojekt, mis nad tegid siis ka siin kunagi aasta alguses, märtsikuus, nägi siis ette, ketter on mul üldse. See nägi siis ette seda, et kogu koolimaja ja rahvamaja läheb maha ja alles jääb ainult spordisaal. Nii, ja see on kõik siis 1600 ruutu, mis maha läheb. Niimoodi oli ära näidatud, et korsten läheb maha, aga et saali osa, siin on kirjutatud, et rohelise joonega on tähistatud aula, mis võidakse otsustada säilitada ja punase joonega asjad lähevad kõik maha. Aga tegelikult nagu näha oli, siis ruutmeetritesse pandi ikkagi sisse ka rahvamaja osa, nii et seda ei saa, noh selle projekti raames ikkagi. Aga siin on muidsuskaitse all põlev. Ei ole jah. See ei ole, ta on nii vana ja väärt hoone. Moodi, eluaeg on seisnud, venelastväär seisis ka püsti ja nüüd peab ära lammutama. Nüüd on nii vaesed. Püha taevas. Nii, aga et võt siit alates siis koolimaja kahekordne see, mis sinna vahele ehitati, et see ära. See ära. See on usun. Lapsed lähevad, see usun. Aga seda saab teha ka tegelikult kahes etapis, et lapsed on lasteaias, seda lammutatakse, hakatakse siin uut ehitama ja siis alles lammutatakse lasteaed maha. See koridor on palju vana. Sest et see raha nagu tuleb juba ära. See koridor ka vana osa ja see on uus osa. Ma mõtlesin seda, kus need klassid on seal. Jah, see kahekordne osa, see on uus osa, see on. Aga see, kus on praegu, seal on ju kõik söökla ja või noh, täpselt kõik see köök ja Tähendab see kahekordne osa seal taga, jah? Jah. Et see maha võtta? See, kus on need klassiruumid tehtud, aga siis peab arvutama, palju need ruutmeetrid seal on ja kas konstruktsioonid vastu peavad. Ehitustehniliselt ka vaata. Ei pea arvata. No siin on jälle näha see, et raamatukogu maha, kool maha ja see rahvamaja võiks alles jääda. Kohe on vist sellega kõik ka, et ma olen juba peaaegu lõpuks.
nii, ega siin ei olegi rohkem. Kohe katsume selle. Ja nüüd see, millest Aimar rääkis, et Anila valla ajal, ma ei tea, kas see oli Anila valla ajal või hiljem, igatahes 2022 on tehtud siuke projekt, et kuidas renoveerida siis seestpoolt see koolimaja. Mida me oleme siin kunagi vaadanud ka. See on see tiib siin siis, kus siis oleks lasteaed, tuleks siia. Et see mänguruum sinna, kus on Anu klass täna. Muusikaklass. Mänguruum, garderoob, WC, magamisruum. Ja vot siin oleks siis helikindel sein. Ja siin oleks üks klass, õpetajate tuba, teine klass, koridor. Aga see tähendaks seda, et lasteaed ja kool ja mõlemad sinna esimesele korrusele siis, eks ole, teist korrust kasutusele ei võeta. Klass on vist ikka lasteaia klass, ma ei tea, mis klass. Nii, see oli nii, et esimene korrus oli lasteaia oma, kui sa tehti seda. No et lasteaial on siis 2 klassi, eks ole. No õppeklassid, jah. Õppeklassid 1-2, õpetajate tuba, magamisruum, no klassid, mänguruumid, eks. Koridor, vestibüül. Ja siis need osad siin. Mis on siis niimoodi lahendatud, et jällegi see mürakindel see, või on see tuletõkke, ma ei tea, kumb. Siis lugemissaal, ilmselt raamatukogu, eks. Söögiruum, köök nagu praegu, koridor, see ja sinna oli poiste tööõpetus planeeritud. Kas sellele kalkulatsioon on? Selle kohta on ainult seda öeldud, et see on kallim kindlasti kui lasteaia kohandamine kooli jaoks. Kuna siin on vaja teha neid helikindlaid seine ja asju, mis on kallid ja ventilatsioon, mis on kallid. Ruutmeetreid on ka ju rohkem. Ja ruutmeetreid on ka rohkem, et see on kokkuvõttes kallim. Seda me ei saa teha ilma, et me leiaks midagi, mida lammutada juurde kuskilt, sest lasteaia lammutamisest jälle ei piisa. Ja mingit muud raha, nagu me eelarvest oleme näinud, vallal ka ei ole ja ei tule ka, kuna Lihula koolimaja maksis ikkagi nagu 12 miljonit. Terve valla peal siis mitte midagi ei ole, ainult meie üldse koolimaja. No nagu Tarvi ütles, et on vihjeid, et on mehi vallas, kes teavad, mida veel lammutada, aga need mehed tahavad ka oma kinnitusi saada. No kindlasti vaatame üle, et selles suhtes peab ju olema ju selgelt arusaam, et mis need hooned on, mis vallas avalikus kasutuses on ja mis sinna alla võiks sobitada, aga kõik need, mis siin täna on ju läbi käinud, ongi, et kas kuskilt osaliselt, kuskilt rohkem, et tulebki kaaluda. Vähese kasutusega seesama üks veetähega üle juba käib. Veetähega on selles Lääneranna vallas, tekitame rohkem segadust. Tegelikult on selle Varda maja mõttega samamoodi mänginud mingite uudistega, ega neid hooneid väga palju järginud. Ühesõnaga riik on öelnud, et te saite nüüd kutse sea, aga te peate mingid sead ära võtma. No seda on tegelikult ju vald küsinud, et riik, tema reeglid on sellised, nagu seal toetusmeetmes on. Üsna pea läheb valdade vahel ka selliseks konkureerimiseks, kellel mida lammutada on ja kes millise raha eest seda on lubamas tegema. No see vist käib juba, jah. See juba käib, pigem pikalt. Aga kui suured on halduskulud praegu koolimajal? Millisel koolimajal? Sellel päev. Võt, seda ma küll praegu ei tea. See tähendabki seda, see raha tuleb eelarvest, eks ole, mis on siis püsikulu. Just. Ja mis suurusjärgus see on? Pluss veel lasteaed. 70 000 pidi olema. Aastas? Jah. Ma arvan, kõik 3 kokku on sellisele mälu järgi. Mis 3 maja siin? Kogu see kompleks. Jah, mälu järgi. Täna eraldi, üks on saal, mis on spordikooli all, lasteaed on eraldi, koolimaja on eraldi. Ja eelmise valitsuse ajal vald ütles, et kui me väga tahame seda maja säilitada, et siis nemad on 300 ruutmeetrit sellest nõus endale võtma, enda kulusse. Aga kõik ülejäänud peab kogukond ise kinni maksma. Ja sellega me ei olnud nõus, kuna kes seda siis siin välja käib? Meil on üks kogukonna liige, vilistlane, kes on öelnud, et tema on valmis ka panustama mingit
mõned kümned tuhanded, et tõesti see maja õnnestuks alles jätta. Aga ega väga rohkem rahapakkumisi pole tulnud. aga mis klass meie maja kuulub, siis on ta mingi A, B, C, D, aga lasteaed on F, lasteaed on veel kehvem. Et lasteaia lammutamine meeldiks sellele riigimeetmele küll. aga siis ikkagi juhatus õieti, et toome need riistad siia ja mõõdame siis. Vaata, kas on teinud. Seda maja mõõdeti just alles enne selle toetust, selle märgispuu. Et või hinnatud. Püüame siis mingi vahekokkuvõtte teha. Ühesõnaga, kas ma saan õigesti aru, lasteaiamaja lammutuse vastu pole nagu kellegi väga midagi. Sellest oleks valmis me loobuma. Siis isegi kooli üheks tiivaks oleks valmis loobuma sellest. Ei oleks. Esialgu ei ole. Järelikult on vaja leida kuskilt mingeid hooneid, kas meie vallast või riigist, et saaks ilma selle maja lammutamata edasi minna. Ja kui siis kuidagi ei saa, no siis vaatame äkki midagi, aga siis ei pea konstruktsiooni vastu ja nii edasi muud ära. Ikka tuleb üle vaadata see olemasolevaks, ma saan aru, et lihtsalt infot ei ole, et keegi hoiab kinni kuskil, et no kui selle kätte saab, siis saab ju mingi info jälle edasi. Täna just õige seda küll, et panna uus toetust, mis selle püsikulud on. Et mis on uue maja püsikulud, seda ei oska täna keegi, no väiksemad. Kindlasti väiksemad kui tänased. Seda on elu näidanud, see on ju ükskõik, sa ehitad uue maja või... See laenuteenendused ja kõik hulka, et siis ta ei pruugi väga palju väiksem isegi tulla. Seda ma saan aga võta see selles suhtes, et uue majaga annab see selle efekti, et sa tuled, sul on see ventilatsioonid kõik asjad. Kui sa võtad ta 10 või 15 aastat perspektiivi, siis see on hüppe edasi, mitte see, et kui see täna vanasse kinni, siis lihtsalt toon näite, et kui me peaks Lihul suhtmaja ehitanud, ei oleks meil täna 32 või 36 õpilast gümnaasiumi esimeses klassis. Et see on lihtne näite. Need on pooled on siit sellepärast minema näinud. Et ega seal jah, see Hendriku kokkuvõtte juurde tulles, et see esimene pool jah, see lammutamise pool, need variandid siin käisidki läbi, et kuidas neid ruutmeetreid kokku saada ja siis teine, et mis asemele tuleb ja mis asemele tuleb püsikulud, et see meil tuleb samamoodi sellesse nii-öelda tabelisse või kalkulatsiooni panna, et ega siis, et ma ütlen, et meie kellegi jää ju kõlama, et me otsime ainult lammutamist, vaid pigem ikka vaatame sinna, et mis lammutamise asemele tuleb. Et see on ka oluline, et kui see raha tuleb, et mis siis asemele ehitatakse ja mis kantseliitlikud öelnud, mis teenused seal siis kõik sees olemas peaksid olema? Me oleme mõelnud, kohe sõna, jah. Me oleme mõelnud, et kõik teenused tuuakse siia majja kokku, eks ole. Lasteaed, kool, rahvamaja, spordisaal, 60+ klubi, lauluringi, Mati Võdra muusikakool ja kõik, kes siin veel toimetavad. Samamoodi see käis jah arsti teema. Aga siin oleks veel mõned asjad ära teha, et katusel pole isegi seda kilet all, et katust tuleks maha võtta. Aga need ei ole suured probleemid, jah. Et saab mõne asja siin ära teha ja lasteaia siia kolida ja ongi Virtsu rahul päris, mis me peame ütlema, kui kaua me see rahul olema? 10 aastat. Läheb. Siis kui viia vastaad kohalikule ärimeele, kes on meil kohalike inimeste ja vanadekodu ise majandama. Meil on veel kõpusad, panime oma juurikad asjad kokku talveks, ei pea tooma kosimajanduse, tähendab kauged sugulased ja võõrad rahvast. Omad lapsed saavad meid vaatamas käia, vanad kõik, iga vald toiks oma sandid. Nüüd tuuakse sandid meile ja meil on mitte kuskil minna. Aga kui lihtne on siia teine korrus? Lihti koode kodujahast esitatakse uuesti. Kaugelt. Ja meid viiakse Viljandisse. Seal oleks tablettidega magama, segama kohalikke. Vaata praegu on niimoodi, et kui lasteaia siis see on väärt, mis ta siis on, tähendab 700, 7 korda 7, 49. 500 000 umbes siis on väärt. Mis asi on väärt?
lasteaiamaja lammutamine, selle eest me saame 500 000, no keegi ei maksa, kui me müüme, keegi ei maksa nii palju raha selle eest. Lammutamise puhul saaks 500 000 riigi. Ei, mina ei lammuta midagi. Kuna sa võtaks kätte, kui nad tõmbaks kõik maha, võib-olla see veel rohkem. Kuusaal on Paneme kuule kasvama ja... Ja teine variant ongi see, et me loobume igasugusest lammutusest siin, eks ole. Loobume lammutusest ja tuleb see raha kuidagi muud moodi leida, siis kuidas lapsed siia kolida ja kuidas see vanakogu. See on liiga väike raha, et selle tõttu kuradi Virtsu maha lammutada. See on liiga väike raha. Ei ehita midagi. Miks ei ole kooli? Miks kooli ei ole? Sa ütlesid, et kui täna ei lammuta, siis 5 aasta pärast kooli pole. Lapsevanem otsustab kooli, kus laps käib. Et paneb ilusasse kooli? Ta paneb sinna, kus tal lapsel meeldib käia. Otsustab jalgadega. Et kui tüütu on nii pikka maad sõita. See on väga tüütu. Ma tean väga hästi. No meil on teine... Aga see, kui ta täna ei uuenda. Meil on, jah, Hardi, see on see maailmavaateline põrkumine. Meil on ka teine äärmus Metsküla on ju, kuhu panevad inimesed oma lapsed ja kus ei ole, mitte ühtegi uut asja. Minu arust on veel üks äärmus, kui ma ikka see, kuna liigun seal Varglas, aga Vargla lapsed on ju väga paljud läinud tõstama. Ka jalkadega. Jaa, täpselt. See kool jääb ka tühjaks, et tegelikult järjest jookseb tühjaks, kuigi Lihulas on gümnaasium, aga nad lähevad tõstama. Neil on lähemal. Ongi, võrreldes tõstamad, võrreldes Lihulas transport on 0. Jah, just, et ma räägin, tõstamal on neil lihtsam sõita ka. Jah, sest vanemad käivad tööle ka tõstama. Ma see ikkagi korra ütleme, saan aru, et see on meil lõputu vaidlus, mis võibki, aga valla mingid otsused aitavad kaasa ääremaastumisele. Ma jään selle juurde ja see on minu usk, et küll ise Lihulas kasvanud, aga ma ei näe, et Virtsu nääbu piirkondana. Ja kui me teeme selle võimaluse, et laps peab põhikooli astmes 3 korda kooli vahetama, kuskil käib 4. klassini, kuskil käib 6. klassini ja kuskil läheb, siis on tõesti see, et vald aitab kaasa sellele, et kõik läheks kohe ühte kohta kokku. Aga ma aktsepteerin, et ma jään viisakalt sinuga eriarvamusele. Ei jää eriarvamusele, et lasteaia kõrval 6 klassi oleks täitsa mõistlik, et lapsevanem saaks valida. Aga me oleme praeguses olukorras, kus siin on 4 klassi. Või vanemta... Miks see 4 siis panite? Miks see 4 siis tegi? Selle kolimise sellepärast, et see ei mahtu. Aga okei, et pidime jääma rahulikuks, ma ka proovin, et praegu otsimegi lahendusi sellele ja kõik need mõtted on samamoodi, oleme omavahelgi seda arutanud, et ühel hetkel, et me ei tohi jääda ka kinni sellesse 2,8 miljonile, sellel on vastupool ka, ehk siis, et saame, teoreetiliselt saame raha, lammutame ära, aga selle eest ei suuda valmis ehitada seda, mis meil vaja on, siis ongi see küsimus, et kas see tasub nagu ära, et kõlama ei jääks ka see, aga samas, kui on neid võimalusi, siis see annab ja me saame Virtsusse või lõpe, mis need variandid on läbi käinud, saame mingid investeeringud teha, et me seda kõike vaatamegi, et see, me ei pea otsustama seda ju, kiirustades, kõige hullemad otsused tulevad kiirustades, on 2,8 miljonit seal, me olime 6 silma siis, et Ingvar Saare, Henrik ja mina, et 2,8 miljonit Lääneranna haldusarvele kantakse, riigi toetusmeetmed ja riigi toetusmeetmed rakendamise osas suhtleme üle ja kui need asjad on selgemaks saanud, siis samamoodi, et mis on ju meie soov on, ja tänane ka ju näitab seda, et me reaalselt teeme seda, et me ei tee neid otsuseid niimoodi, et teeme otsuse ja hiljem saab kuskilt kogemata dokumendi halduse süsteemis teada, et otsus on, et samamoodi tuleme ja räägime, kuhu me vahepeal jõudnud oleme. Ehk pidimegi täna jagama infot, et mis me praegu teame, siis juba öeldi ka, et mida nagu järgmisena uurima hakkame. Kui see on koos, siis saame jälle kokku ja arutame seda, et see ongi see, et see on esimene etapp ja me nagu üldse midagi teame. See on see, ei ole mõtet siin koju minna nüüd sellise murekoorma all, vaid et me kaalumegi mingeid alternatiive hetkel lihtsalt siin. Tuli ka, et või seda, et teiste omavalitsustega võib-olla saab vahetada, või seda me täpsustame üle. Kui see võimalus on, siis tasub kindlasti kaaluda. Viktoria, ütle sina. Veronika. Ühesõnaga, ma tahtsin küsida, et kas teil on põhimõtteliselt usaldus selle OÜ haldus... Lääneranna haldus. Jah, Lääneranna OÜ halduse vastu olemas.
et praegu kanti juba raha sinna peale, aga kas ühel heal hetkel ka see raha seal on, mis riigi poolt kanti? No Saare ütles täna seda, et see haldus ei saa ilma nõukogu otsuseta asju teha. Ja nõukogus on vallavalitsuse liikmed. Ja need vallavalitsuse liikmed on siis hetkel need, kes seal on ja mõne nädala pärast on siis uued inimesed, kellest osa on täna siin. Ei ole detaile juurde üle vaadata, aga see loogika peaks nii olema, et kui on tegemist osaühinguga, siis selle kõige kõrgem organ on üldkoosolek, milleks on vallavalitsus. Ja 2,8 miljonit on piisavalt suur raha, et ei saa sõltuda ühe inimese otsusest. Et keegi kuskil kannab selle ära. Pigem võib-olla positiivsena saab ehk välja tulla, et kui 2,8 miljonit eurot on piltlides arvel kuskil pangas, siis seda ei kasutata, seda teenib natukene intressi. See natuke võib päris palju. No 20 000 aastas. Ei, see... No nii ütles Ingvar, no ei tea. Nii ta arvas. Aimar? Et ma lihtsalt tahtsin meelde tuletada, et ega kõik korraga ei saa mitte mingi valemiga omale. Te käite ju mujal ka ja paljude nendest ääremaade vajadustest üldse praegu pilti omate, seda mina ei tea. Praegu me räägime siin meie vajadustest, just? Jah, sina jah. Et mina jäin mõtlema selle peale, et kui tulla tagasi sinna algpunkti või et kui sellele, et me räägime sellest, mis on kogukonna vajadus. Ma saan aru, et siit tagant kõlas, mis need pensionid räägivad, aga no, et ikkagi minu seisukoht on selline, et 6 klassi peaks olema must be. Et kui võtta see nagu alguselt ja siis see kõik see muu informatsiooni juurde. Et see on selline. No selle me oleme ka ju välja öelnud ja vahest ka ütlen ausalt, et imestama pannud, et kui enne valimisi päris mitu valimisnimekirja või ütlesin, et Virtsusse 6 klassi on eesmärk, siis hiljem küsiti, kas jääte ikka selle juurde. Me jääme oma sõnad, see on eesmärk. Vabandust, ennem jah, soovisid ka. Ma tahtsin ka sõna võtta lisaks, et kõigepealt ma tutvustan ennast, et nimi on mul Anti Piirikivi, kuigi mul on siin kolleeg EKRE-st, ma ei ole praegusel poliitikuna. Ma olen pool elu korteriühistutega tegelenud ja teiseks ma olen selle kooli lõpetanud siin, Vilistana 81 ja käinud siin samas lasteaias ja sellepärast ma olengi täna võib-olla siin, et ma vaatan ikkagi oma kunagist kodukanti või kus mu lapsepõlv möödus. Ja ongi vastas sellised imelikud tunded tekivad, et ühelt poolt on see sentimentaalne kõik see väärtus, eks ole, see vana mõisa talg, ma tean seda, siin on, panen siin, ma ei tea, Maafini õpetas meil tantsusamme ja mida iganes siin käib, et ühelt poolt on see sentimentaalne pool selle kooliga kõik. Ja teiselt poolt, eks, kui ma mõtlen seda korteriühistut, ma olen, ma ei tea, üle 30 aasta renoveerimiste ja asjadega tegelema, et jah, see ratsionaalne pool, et kuidas seda ülal pidada. Aga mis minu jaoks tundub nagu meelevaldne, on see, et see maja ei ole lagunenud, ta on ikkagi siukest vappa on alla pandud, katus on välja vahetud, et siin renoveeritud seda. Mina tulin siia kooli, kui seda just ehitati, valmidki. Et selle ajaga on siuke metsik töö ära raha siia sisse pandud. Ja nüüd siis järsku kõmse jama või lihtsalt ära lammutada. Mina leian küll, et mingid muud lahendid peab leida. Et täna, mis siin kõlasid, et lasteaed maha võib-olla tõesti, aga selle majaga, kas siis ma ei tea, kas pool osa lihtsalt kinni panna või see halduskulusid kuidagi säästa või vähemaks tõmmata. Sest see on see probleemis 60 000 aastas, eks ole, et vald peab maksma, ma ei tea, mida ta teeb seda raha. Siin läheb juba poliitikasse ära, eks ole. Ja kuidagi teiselt poolt, eks ole, ma jälgin seda, mis siin toimub, eks ole, ühel pool on vana kalatööstus, eks ole, võib-olla tahetakse uus arendus teha. Ja inimesed kõiki muretsevad, et kuhu lapsed panna. Ja lipavad praamiga muusse kooli või nagu meelevaldne tuleb. Omal ajal oli ju igas koolis oli väikene küla ja kogukond ja see on see hing, eks ole, mis ja rahvameja eriti. Et see on see point. Ühelt poolt sentimentaalsus, teise poolt ratsionaalsus, mille peal nüüd siis seda valikut tehakse. Ja ma loodan küll, et kuidagi ikkagi leitakse selline lahend, et ei pea lammutama, et mingid alternatiivid leida sellele. Et
et kuidagi kas siis mingi muu kasutusotstarbe erakätesse, investoreid otsida, ma ei tea, ma ei kujuta ette. Soovin edu igal. Mulle jäi kõlama ikkagi nagu noortemeeste jutt, kelle lapsed praegu reaalselt käivad lasteaias ja tulevad siia kooli. Ja nemad ütlesid ikkagi seda, et vaatame üle ja võib-olla mingi osa mõistlik maha lammutada, ehitame mingi jupikese uuemat, nii nagu tänapäeval käivad, mitte nii, et kõik maha ja uus, vaid vaatame siis selle pilguga, on ju. Nagu minuted on ainult kõlanud kogu aeg kaks asja, et tuleks radikatele panna lõpuks ometi need kraanid otsa, millega saab reguleerida soojust, see ei ole ju tohutu metsik kraan. Ja teine asi, et see katus on, kuna ei ole ta soojustatud, siis see katus lihtsalt ära soojustada. Ja siis peaks see maja olema super. Siis on energia, see paraneb ka. Energiaklass paraneb. Vast paraneb, jah. Paneme sinna mingi soovi asja sinna katusele. Energiaklass pidi paranema niimoodi, et võtad kütet vähemaks ja siis lased auditi teha. Jah. Muidu on ta loomulikult jah, et katustavaliselt on ju see kõige kriitilisem koht. Muinsuskaitsena võin öelda, et ega see lammutamismeede on natuke ka Euroopa tasandil selline, et kõige rohelisem maja on tavaliselt valmis ehitatud maja, iga lammutamine on tegelikult koormus. Aga selle alusel jagatakse. Nojah, et ikkagi ütleme vanemale või keskealisele ja vanemale inimesele on see üldse aru saamatud, miks peaks. Asju tuleb nagu parandada, õmmelda, uuesti üle värvida, mitte maha lammutada. Pole kasvatatud niimoodi. Mida me nii lollid ka ei ole. Mina olen ka näiteks seda Ei, mina mõtlen ka niimoodi, et pigem tuleks ja värviks ja teeks. Muidugi meil on mehed, kes on nõus. Ja, meil on taaskasutuskeskus Virtsus, valla vägevaim. Ma ei tea, võtame selle teema siis kokku, et muidu me ei jõuagi. Selle raha eest saaks nagu justkui midagi ehitada. Kui seda maja nüüd nii-öelda müüa, siis seda 2,8 miljonit kohe kindlasti ei saa, eks. Et selle turuväärtus on nagu, et meil on mingi error vahepeal. No error ongi see trikk. Kui see summa oleks, see toetuse summa oleks näiteks korda 10. 28 milli. Siis hakkaks rääkima alles. Tegelikult on niimoodi, et müüakse alla oma väärtuse, maha lammutatakse maha alla oma väärtuse. See on sama asi, et sa teed autole kuradi remonti, eks, ja järgmine päev lähed seda turule müüma, loodad saada head hinda, aga mitte olla persetki, tema väärtuse tõuseb. Aga tõmbaks selle teema siis kokku, et Leino veel ütleb midagi. Küsimus on ka selles, et kui nüüd uus hoone ehitada, et kaua see hoone nagu püsib sellise uue ja näiteks soojapidavana või mis ta ehituskvaliteet on, mis materjale seal kasutatud on ja et seda ka ju ei tea, et võib-olla see ongi 10 aastat ja on otsas, eks ju. Ühesõnaga, majal pole viga midagi, täitsa korralik maja. Ühesõnaga, vallavalitsus katsub saada pukki ja siis hakkab selle asjaga tegelema ja hangudega pole vaja kaitsel siin olla. Keegi maja lammutama ei tule. Kõigepealt volikogu saab 1. detsember ja siis liigub. Aasta lõpuks on see uus vallavalitsus vast paigas. Aga teine teema, mis tahtsime arutada ju ka, et tahtsime 6. klassi saada või 5. ja 6. klassi sügisest. Ja kuidas siis teeme selle? Kes teeb? Me ise nagu olemegi kõik me ise. Lapsed tuleb muust ära tuua. No 2 tükki saaks sealt kätte, rohkem ei saa, sest ülejäänud on juba vanemad kõik. Osa on juures ka. Vägisi toome tagasi. No ühe liitklassi, no mõned, meil on vist lõpetajaid, palju meil lõpetajaid on järgmine aasta? 5. Mõne saaks Lihulast ja Virtsu või sealt Muhust ka äkki juurde. Tagasi, ma arvan, ei tule, jah. 9 aastaks keegi, et
kuigi lapsed on, lapsed on ka muus väga rahul, sest et nad ongi selle kõigega ära harjunud, neil on sõbrad, et see nagu, see tagasitoomine ei toimi, me saame vaadata ikkagi ainult nüüd edasi. Kas vallalapsed tuleksid Virtsu, seda me käisime uuringutega muistamandi maha? Ei tea ju jah, seda praegu. See sõltub kõik vallavalitsusest, kuidas need bussid jälle käima saab, vanasti oli nii, et toodi Virtsu, sest oli põhikool on. Valikut on meil siin palju ja väga erinevaid koole. On see Lihula uus koolimaja, kellele meeldivad uued ilusad asjad. Siis on Metsküla koolimaja, kellele meeldib selline asi. Siis on Muhu. Siis on Virtsu. No, oletame, et me mõned lapsed saame, aga siis me oleks vaja ühte õpetajannat. Kus me selle leiame? Kust me palkame ta? Aga üks klassiõpetaja peaks vist olema ikka ju. Et paneme kuulutuse. Äkki peaks Airega rääkima, äkki tahab tagasi tulla. Ja siis... Aire ei ole klassiõpetaja. Ei ole jah. Aga see, kes Pärnusse läks, tema ei tule enam tagasi. Ei tule Tiina tagasi. Ja. No ehk et tegelikult tuleb hakata otsima. Ma arvan, me peaks selle kuulutuse... Henriku, jah? leia enne lapsed, siis õpetaja leidmine on väga lihtsalt. Jah, no ehk leiame õpetaja ka. Ja siis, kui see maja alles on, siis on ju lihtne. Ruumipuudust pole, eks ole. Ehk on vaja ühte õpetajat ja vallalt muidugi raha ka, et see ühe õpetaja lisakulu on... Ta ei tule täiskohta siin. Riik ei anna... Meil peab olema 20 õpilast. Võib-olla mõistlikum oleks alustada kõigepealt üldsegi 5. klassis, sellepärast et kuidas me saaksime 4. jätkata just, et 4. võiks ju 5. minna, et me ei saa ju garanteerida, et sinna 6. klassi lapsi tuleb, et paneme täna need kuulutused üles, aga tegelikult tutkit ei tule sinna midagi kedagi. Aga samas, kui need 5. õpetavad jälle ära, siis nad oleks ju huvitatud ikkagi 6. ka siin jätkama. Me saaksime step by step seda teha, mitte nii, et üleöö meil kohe 2 või 5 klassi juures. Teeks 1 klassi. Aga siis on vist 1 klassi õpetajat ikkagi juurde vaja. Palju see 5. klassis on siis neid lisaõppeaineid, et ei kattaks ära? Lugu on nii, et aga praegu õpetatud pole täiskohal. Et meie õpetajad saaks äkki hakkama ka 5. klassiga. Sest et küsimus on, mis need nõuded on, aga jällegi Metsküla näide on see, et põhimõtteliselt leitakse lapsevanematest need õpetajad ja... Eesti vahet käivad õpetajad ju ka pea üle päeva. Tegelikult täna on Virtsu õpetajad alakoormatud. Rohkem kursis. Ei, nad on alakoormatud, neil ei ole täiskoht. Ja see on kohe palgas ja seesama me ongi see, et kohale pead ikka tulema, sest õpetaja peab klassis seisma. See ongi see küsimus täna, mis viibki selle sama ääremaastumise välja, sest ei suuda tagada koormust ja piisab. See on see küsimärk. Vallaärad poleks seda laamendust siin teinud ja seda, siis ei oleks meil seda teemat ka siin praegu üleval. Siis oleks veel lihtsam. Taila, sulle vastan, et see teema, et miks nagu kohe 6, et selle mõte, sügisest 6 oli see, et juhul, kui me nüüd läbi mingi ime saaksime 20 kokku, siis oleks see 6 klassi ja see toetus. Ehk et selle pärast ärme jää selle vormistada ikkagi 6 praegu väga, mida on vaja. Reklaamime 6 ja teeme 5. No kui ei tule 6, jah. Aga kui Virtsu, siin pole ju eraldi kooli. Virtsu kool on ju ammu juba läinud, kus kurata. Me oleme ju Lääneranna gümnaasiumi osa. Mismoodi siis see siis välja peaks nägema? Mismoodi see raha siis sellele 20 õpilasele peaks siia Virtsu tulema? See ei saa ju, ta on ju Lääneranna gümnaasiumi osa, ta pole ju eraldi kool. Hoolekogu esimees oled. Jah, see käib tegutsemiskoha järgi. Ehk siis see Nõmme sõna, see tuleb tegelikult PGS-ist, põhikooli gümnaasiumi seadusest. See Nõmme tegutsemiskoht tegelikult omavahel on kõik Virtsu kool, Vargla kool, Lihula kool. Las see seadus on seadus. Ja see tuleb siis selle sama
koha järgi sealt tuleb see toetuse meede, sest täna minu teada Kõmsi saab ja meil on häda just vastupidi, et Varbla ja Koonga, kes vajaks seda tuge, ei saa. Sa, Hardi, ei oska selgitada. Mina sain nüüd teada, mis see teie suur pilt on. See oligi selline arvamus, et koolid jäävad jah tegutsemiskohtadena alles. See aasta on vaja 7. klassi avada, pole probleemi. Teeme kohe klassi lahti, et see oli teie idee algus, eks ole. Aga te ei oska seda ka inimestele selgitada, võib-olla see isegi sobiks kellegi. Aga seda pole keegi välja öelnud, mina nüüd. 7. klassi on keerulisem, 7. klassi. Ja ma ei kuulnud seda ka sinu käest mitte. Sa said ise aru. Riigi käest saab ka ju raha. See 7 on keeruline kallis, milles, mitte keeruline kallis, et küsimus on nendes pädevates õpetajates, sest täna endiselt on vaja. No see on juba kaugem. Aga me oleme ka öelnud. Aga see kuni 6 on tegelikult klassiõpetajana täna Lihulas on samamoodi, sest Lihul oli siiamaale klassiõpetajatega ju 4-5, 5. klassini ja teised olid ka kuni 6. said liitklassidega hakkama. Aga täna on Lihulas ka kuni 6 on kõik õpetab ära üks klassiõpetaja, siis Lihulas osad mingid ained annab siis keegi juurde, aga majal on kõigil üks klassiõpetaja on ju siin samamoodi, et ja vastavalt õpilaste arvule tuleb siis töökoormus. Et aga samas õpetaja peab hommiku ikka tulema ukse lahti tegema, lapsed vastu, tunnid on siin täis, aga ta palka saab vähem, sest lapsi ei ole. Et toima veel teie seda ideed tõlkida, et teil siis oli see mõte nii, et Lihula kooli 6. klassist võetakse üks seib ja pannakse siia maha ja see töötab piltlikult öeldes. Mina sain kuidagi nii aru, aga te ei ole seda kellelegi enne ju välja rääkinud. See on saladus olnud. Ei olnud minu asi rääkida. Rahastus tuleb ju riigilt tegelikult, õpetaja palk või selline, kui õpetaja palk tuleb laste arvu pealt. Ei tundide arvu pealt tuleb õpetaja palk. See riigi toetus, sa mõtled? Sa mõtled seda pearaha, jah? Õpetaja palk tuleb rehkendusega 20 klassis. Vanasti oli 10, vähemalt miinimum oli. Vanasti sai sa klassikomplekti pealt või näiteks, kui võtta. No selles osas me saame ennast targemaks. Me saame selles osas targemaks ennast teha. Aga põhiline Virtsu sõnum on olnud ju kogu aeg see viimased aastad, et me tahame, soovime ja nõuame oma 6. klassi ja vähemalt, eks ole, ja oma seda kogukonnamaja koolimaja baasil, eks ole, see ongi see. See võti on täna olemas. Jah, see võti on täna olemas ja meil tuleb kõigil panustada, et need lapsed siia siis tuleksid, teha reklaami, kutsuda, võib-olla isegi paneme omavahel raha kokku, lubame, ma ei tea, lapsevanematele seal mingit kogukonna ranitsa toetust näiteks või otsime neid üürikortereid ja ridaelamuid ja peame kasvatama seda kooli nii nagu siin Taile ja Triin Tiik ja teie ja nagu te siin kõik tulite nagu kooli pärast, eks ole. Nüüd me peame hakkama uuesti pingutama. Et selles mõttes, et mitte miski siit edasi ei tule niisama, et me peame nüüd korraks hingasime välja ja nüüd tuleb jälle edasi, et kui vaja, siis tulemegi seda segina põõpama ja teemegi kõike seda, et ilmselgelt on see, et keegi meile mitte midagi nagu lusikaga suhu ei topi, siis lihtsalt ei ole seda seal lusika peal mitte midagi. Me ise oleme valmis ikkagi väga paljuks. Tulles nüüd selle kooli pärast Virtsu kolimise juurde nagu tagasi korraks, et nende 2 lapsega läks siin rääkisin ja üks läks Muusse ja teine ka Paapsalus. Meie kõige väiksem läheb nüüd sügisel kooli järgmine aasta ja siis siin oligi see jama siin, see kohtujama ja kogu jutud, et siin kooli ei ole ja võib-olla lammutavad ja mida iganes ja need 4 klassi ja siis me mõtlesime küll, et meie oma Miiat küll siia Virtsu 4 klassi vist ei pane, aga siis tuli uus lootuskiir tuli nagu siis teie näol kõigil on ja et ikkagi on lootust, et saame jälle kasvatada neid klassiastmeid tagasi. Ehk siis täna oleme jällegi sellel seisukohal, et Miia ilmselt tuleb ikkagi Virtsu kooli. Aplaus! Väga tüüdi võikski praegu lõpetada. Ma tõmban selle kinni. Ja me saame uuesti kokku, kui meil on rohkem infot, ma palun, et te tuleksite kõik jällegi kokku, et see võis tunduda natuke, et mis me siin ikka lihtsalt lobiseme, et me ei jõudnud kuskile tühi jutt, aga tegelikult ei ole.
et praegu me saime nagu üle pika aja justkui mingitest numbritest rääkida, mingitest võimalustest rääkida ja tahaks järgnevalt palju targemad olla. Suur tänu teile.